No nii, shallow. Tšau. Täna ma olin jälle Scotti juures, nii et loodetavasti see internet siin peab. Ma panin omal igaks juhuks data, selle telefoni interneti ka. Nii, et siis täna jah, ma otsustasin, et tänase laivi pühendame manifesteerimise energiajoondusele. Mul on endal siin üks asi, mida ma sooviksin manifesteerida, mis on siis sellele koerale, keda ma siin, ma näitan teda, ta on mul siin samas. See koer, mina tahaks teda draakoniks kutsuda Draco, aga Ella arvab, et ei ole hea nimi. Näita nüüd ennast, Draco. Ei, numpsik. Näe, teine numpsik. Näed sina. Jah, elf on mul siin ja ta hirmutab kassi ja sellepärast ma tahaksin tast ruttu lahti saada ja kuna mina ei jaksa temaga nii palju jooksmas käia, kui tal oleks vaja ka, siis ma nii väga loodaks, et ta saab omale, mitte ma ei looda, vaid ma tahan selle manifesteerida ja sellepärast ma mõtlesingi, et teeme siis nagu igal ühel meist on tõenäoliselt midagi, mida me soovime manifesteerida. Et mina soovin manifesteerida talle parimat peremeest ja parimat kodu. Tšau, Birgit! Ja küsi üks number, enne kui pihta hakkame, 1-59, nagu ikka. Ma ütlen kõigepealt esimese ise siit. Kõige olulisem asi, mida saame oma lähedastele kinkida, on meie aeg. Küsi ka üks number. Et siis jah, teeme siis täna sellise, mul on tegelikult eelmisel nädalal, sellel nädalal, mis nüüd juba lõpeb, teisipäeval, kui ma olin turu peal, siis mu üks sõber, aitäh Birgit, on jah ilus, väga ilus koer. Ja ta on väärt omale kõige paremat kodu ja kõige paremat peremees, kes temaga jooksmas käib või kel näiteks neil on aed ümber, niimoodi, et ta saab aias ringi joosta. Tal on nii vaja joosta. Et ühesõnaga minu sõbranna, ta on vanem naine juba, aga me oleme sõbrad. Raven on tema nimi. Ronk. 29 näen. Ütles, et tema hakkab, tema nagu sai idee teha kuidas oli? The Power of 8. Et on siuke raamat olemas, The Power of 8. Nagu 8 vägi. Ehk siis, kui on 8 inimest koos, siis see on nagu kõige tugevam manifesteerimise ring, nagu ühel ajal manifesteerida või keskenduda millelegi, mida siis soovitakse manifesteerida. Ja siis ühesõnaga, mina olen seal nüüd admin ka ja saan sinna inimesi juurde lisada. Ja me hakkame seda ka pühapäeviti tegema. Ja siis ma mõtlesin, see on nii täpselt nagu väga sarnane sellega, mis me tegime neid energiapanuseid. Et see on nagu, saamegi WhatsAppi grupis kokku ja manifesteerime. Nii, 29. Teal Swanilt, mida see, kes ennast armastab, teeks? See on see väga hea küsimus. Elfo siin püherdab. See on see väga hea küsimus, mis don't do that. Oi, kui ta nüüd selle rihmaga siin, mul telefon toetub klaaspudeli peale. Careful, please, careful. Et see on nagu igal hetkel, kui on vaja mingisuguseid otsuseid teha. Näiteks minu eelmine nädal, kui ma rääkisin. Jah, nüüd kohe 8 inimest laivi, on ju. Et selles mõttes ma usun, et seda laivi näeb vähemalt 8 inimest. See tähendab, et me manifesteerime sellega. Et isegi kui nagu sel hetkel ei tule, aga oleks ju äge ka, kui me oleksime kohe sel hetkel praegu 8 inimest. Et mida see, kes ennast armastab, teeks, eks ole? Küsige nüüd teised ka oma numbrid. Tere, ütle tere, küsi oma number. Et see on nagu hea küsimus küsida ja siis ühesõnaga ma tahtsin sellest rääkida, et ma olin seal samal turul teisipäeval tunnen, et mu selg on ikka nagu päris nagu valutab, et on vaja istuda. Tavaliselt ma terve turu aja rahulikult seisan püsti, mingit probleemi ei ole. Et mul on selg viimasel valutanud ja siis ma küsisingi, mida see, kes ennast armastab, teeks. Ja siis tegin otsuse, et ma võtsin ülejäänud nädala vabaks. Ja nüüd ma ei käinudki eelmise nädalal neljapäeval ja reedel. Praegu isegi mõtlesin, et äkki võtaks veel vabaks, aga tundub, et nüüd vist saab hakkama küll.
noh, küsige nüüd oma numbrid, numptsikud, öelge tere, küsige oma ma vist näen Kristelit siin. Kas see on Kristel? Tule ütle oma number. Ma tean, kui sina ütled, siis minule jõuab see hiljem, sest ma olen kaugel Costa Ricas. Ma näitan siin ka koera. Mis on viimane komm? Viimane komm ongi 59, see oli taliketterilt. Numptsik. Look at this. Yay, here you go. Nii nunnu. Manifesteerime talle parima kodu. Ja. Nii, ma kohe ütlen sulle, mul on see pudel seal, nägite jah, kuna ma oma 3 jala unustasin jälle järjekordselt maha, siis mul on pudel. Nii, 59 on 59. Ole ettevaatlik, palun koer. Okay. Taliketterilt elu on liiga lühike, selleks, et olla õnnetu. Oleme ikka õnnelikud, püüdleme ikka oma õnne poole ja teeme selle manifesteerimise täna ka ära. Siin on palavam kui minu juures, kes mäletab. Väga raske, alguses tahtsin panna pikkade kestiga bluusi, mis on nagu ilusad värvid on ja sellised nagu ilus muster on, aga nagu ma ei suutnud. See ei saa, pea midagi õhemat panema. Siin on jube. Siin on tegelikult on täna suhteliselt nagu on näha, ei ole väga, nüüd jälle tuleb korra väike välja, aga pilvine, et ei ole nii hirmus, kui siin võib olla, aga ikkagi ei saa. Nii, minul on manifesteerimise auks, võtsin Ganesha. Scottil on neid Ganeshasid siin päris palju. Ganesha on rõõmu, külluse, mille veel nagu takistustest üle saamise sümbol põhimõtteliselt, eks ole, kes teab Ganesha lugu. Ja siis Ganesha, ma arvasin, et manifesteerimise video juurde on super hea. Issa, ma peaks ta kuidagi siia panema esiplaanile. Ei tulnud selle peale. Ma pidanud panema postamendi otsa siia. Kuidas ma saan? Äkki ma saan kuidagi moodi. Oota, proovime. Nii, küsige nüüd keegi veel oma komme vahepeal. Nii, äkki ma midagi mõtlen välja siin. Nii. Ei ole näha, sest kaamera on üleval pool. Kui ma ta maha pane. Selle kõrgusel peal peaks olema. Näed. Oota, üks mõte tuli veel. Kohe ehitame ümber. Et ma tahan veel, enne kui me pihta hakkame manifesteerimise sellega, selle asjaga, teate küll. Energiajoontusega. Tšau, Anne! Number 46, näen. Oi, ämmelgas. Jookse ära. Ämmelgas, jookse ära. Arvab, et saab kuidagi moodi peitu. Nii, kuidas me seda saame siis nüüd teha? Kuidas me saame niimoodi teha, et oleks hästi? Ei saa. Nii ei saa, nagu ma arvasin. Las siis olla, ma ei viitsi rohkem praegu tegeleda sellega. Ei raiska selle peale aega praegu. Nüüd on kaamera. Nii, korras. Nii, 46. Anne küsis, aga kõigile. Parim viis oma tulevikku ennustada on see luua. Seda ütles Abraham Lincoln. Loome oma tulevikku. Väga hästi küsitud. Õige. Väga hästi tänasesse teemasse. Loome oma tulevikku. Eks ma siis hoian teda niimoodi siin natuke aega. Iga kui ma viitsin. Ganesha. Et siis jah, tuletan ka meelde need 5 sõna, mida Joe Dispenza meile jagas manifesteerimise jaoks, mis on olulised. Faith ehk siis usk või lootus, tänulikkus, armastus, andestus või lahtilaskmine ja küllus. Et kui me nagu hoiame meeles ja ma proovin neid selles energiajoonduses ka nagu välja tuua. Et me keskendume nendele energiatele, mis aitavad meil manifesteerida. Nii et ma loodan, et teil on kõigil olemas, mida te soovite manifesteerida. Kui te soovite, siis te võite selle siia ka kirja panna. Et see on siuke kirja panemine on siuke hea viis
füüsilisse reaalsusesse tuua neid asju, aga ei pea, see võib olla ainult sinu asi, mida sa soovid ja kui me siin kõik koos neid energiaid tunnetame ja siis aitame sul seda manifesteerida. Vot, okei, ega ma vist väga pikalt enam ei viitsigi mulliseda, et võib-olla te ei viitsi vaadata ka seda mullisemist liiga pikalt. Nii et kui tahad kirja panna, pane veel kirja siia kommentaari. Ma nii ka joon ühe tilga vett, võib-olla rohkem kui tilga. On sul ka oma vesi kaasas? Minul on ilusti vihmavesi siin. You deserve the best life has to offer. Sa väärid parimat, mis elul on pakkuda. Me väärime seda, mis elul on pakkuda. Me väärime oma soove. Me väärime manifesteerimisi. Ja keegi ei ole mulle vastanud selle peale, et ei soovi siis teha ühiseid, mul on nii kahju sessioone. Mul on kahju sessioone, kus me aitame nagu vabastada blokeeringuid, mis aitavad, mis ei luba meil manifesteerida põhimõtteliselt. Okei, Kristel pani kirja. Mu käed ja õlad on terved ja liikuvad. Ehk siis mu keha. Ma olen ka tähele pannud, et kui me nagu see on, eks ole, see on lõppeesmärk. Just, aitäh Birgit, soovin 2-toalist korterit. Et meil vahel on ka niimoodi, et nagu me võime hakata, nagu paneme nagu stepping stones, ehk siis ma tervenen järjest rohkem iga päevaga. Ma tervenen järjest rohkem iga tunniga, iga minutiga, iga sekundiga. Et nagu see nagu aitab meil nagu et me nagu anname endale eesmärgiks sinna jõuda ka, eks ole. Aga jah, eesmärk on siis, et teha terve keha, terve ja tugev keha, eks ole. Nii. Kas tuleb veel? Me hakkame vaikselt pihta. Võite ka numbrid küsida veel. Mõnda veel numbrit. Praegu on 5 vaatajat, kas saame 8 kokku? Et oleks 8 vägi manifesteerimise juures. Aga nagu ma ütlesin, isegi siis, kui pärast hiljem vaadatakse, küsige oma kommid, et siis ka töötab. Igal juhul töötab. Ei saa, juuksed on liiga palavad. Tavaliselt ei hoia oma juuksed üldse lahti siin. Ainult videote jaoks. Nii, võtan siit ühe kommi veel ise. Maagia on uskumine iseendasse, kui sa sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Endasse uskumine enda väesse. Nii, okei. Hakkame siis vaikselt pihta. Ma võtan telefoni kätte ja panen loodust näitama. Nii. Leia omale mugav asend. Kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult olla mõned minutid. Segamatult. Ja tõdvestume. Iga sisse hingamisega hingame sisse kergust. Ja välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Laseme oma kehal lõdvestuda. Lubame oma kehal lõdvestada. Lihtsalt hingame ja lõdvestume. Vaatleme oma keha lõdvestumas pealaest jalatallani omas tempos rahulikult osade kaupa. Hingame sisse kergust ja välja hingates lõdvestume järjest rohkem selle mõnusa pehme olemise sisse. Ja ajame ka oma juured maa südamesse, armastuse keskusesse.
Tunneme, kuidas see armastus jõuab läbi meie juurte tagasi meie südamesse ja iga südametuksega jõuab see armastus igasse pimedasse soppi meie kehas. Ujutab üle kogu meie füüsilise keha. Tunneme, kuidas armastus jõuab kõikidesse rakkudesse meie füüsilises kehas. Nüüd meie emotsionaalses kehas. Mis tunne see on? Armastus voolab üle ja läbi ja sügavuti ja igatepidi läbi meie emotsionaalse keha. Ujutab üle meie emotsionaalse keha. Ja samamoodi meie mentaalse keha, mis tunne see on? Kogu meie mentaalne keha on armastusest üle ujutatud. Aitäh. Aitäh. Oleme kohal sellega, mis on praegu siin meie sees ja meie ümber. Me lihtsalt hingame ja lõdvestume ja tunnetame seda armastust voolamas läbi meie keha, kogu meie energiakeha ja ringleb läbi meie ema maa sisse ja samamoodi kogu universumisse. Ehk siis meie oleme energia vastuvõtjad ja energia saatjad samal ajal. Ja nüüd mõtleme selle oma soovi peale, mida me soovime manifesteerida praegu, sellel hetkel. See on igal hetkel võib olla erinev, sa võid siia tulla tagasi ja kuulata siis, kui sa midagi muud soovid manifesteerida. Ja tunnetame seda soovi enda sees, vaatleme seda. Võib-olla on selle taga mingi sügavam soov. Lihtsalt oleme sellega kohal. Mis see on, mida me soovime? Mida me soovime kogeda? Ja vaatleme seda, millega me oleme seda takistanud või mis see on, milline see osa meist, milline osa meist ei ole sellega joonduses või ei ole lubanud olla endal sellega joonduses. Ja mis on tema ülesanne, miks, sest sel kõigel on põhjus. Mitte midagi ei ole niisama. Oleme selle põhjusega kohal. Valideerime seda põhjust. Oleme sellega kohal. Armastav kohalolu. Kuidas on olla armastav kohalolu iseendale ja kõikidele osadele endas, mis seda vajavad. Lihtsalt hingame ja lõdvestume selle olemise sisse.
lubame endal laskuda selle heaolu sisse, selle olemise sisse. kui soovid, võid kutsuda siia ka toetavaid energiaid enda jaoks. ja lihtsalt lubame endal olla kohal kõige sellega, mis üles tuleb. me ei mõista kohut enda üle ega mingite osade üle endas. me lihtsalt lubame endal olla ja kõigil nendel osadel meist, kes vajavad seda kohalolu. ja vaatleme, kuidas need osad meist, vaatleme neid transformeerumas lihtsalt sellega, et me oleme kohal. vaatleme, kuidas kogu meie olemus muutub kergemaks, avaramaks. ja hakkamegi nüüd koos selle tundega avarduma. avardume igas suunas, aina kaugemale ja kaugemale. ja vaatleme, kuidas meie lubamise ruum koos sellega avardub. hingame ja avardume. aina kaugemale ja kaugemale, aina suuremaks ja suuremaks. ja vaatle nüüd seda vastupanu, mis sul oli, mis sinu sees oli. Need osad, kes ei olnud joonduses, vaata neid nüüd. kas neil on midagi veel sulle öelda? kui on, siis kuula, ole kohal. oleme armastav kohalolu iseenda, kõikide iseenda osadega. ja lihtsalt laseme sellel avardumisel edasi toimuda. hingame ja lõdvestame ja iga kord sisse hingates hingame ikka sisse kergust. ja vaatleme sellel hetkel, kui me oleme avardumas, kui me avardume, siis mis tunne meil on? kas meil on selline tunne, et ma luban endal avarduda, isegi kui ma ei tea, milliseks ma avardun või mida ma seal avastan. mul on usk, et ma saan sellega hakkama, et see toimib minu jaoks, isegi ma ei tea, kuidas see toimib, aga mul on see usk. ja ma luban endal avarduda. fokusseerume sellele usule, faith inglise keeles, see lootus või see teadmine, et kõik laabub. kõik laabub minu jaoks alati.
avardame seda tunnet. Lubame sellel tundel tugevamaks muutuda või kergemaks. Kuidas ta sinu jaoks, mismoodi see tunne avardub? Mis tunde see sinust tekitab? See, kui sa lubad asjadel nagu joonduda või sa lubad asjadel jõuda lõpptulemuseni. Mis iganes viisil. Et see ei pea olema, me ei pea olema kontrollimas. Me ei pea olema need, kes kontrollivad, kuidas me selleni jõuame. Me lubame endal sinna jõuda sellega, et me usaldame universumi. Me usaldame kõrgemaid jõude. Ja me teame, et kui me seda tõesti soovime, siis me alati saame selle. Vaatleme enda olemist muutumas järjest kergemaks, avaramaks, väekamaks. Aitäh. Tunneme seda tänulikkust. Tunneme seda tänulikkust, mis kaasneb selle usaldusega, selle teadlikkusega, selle usaldusega, et minu maailm hoolitseb minu eest. Minu maailm toob mulle selle, mida ma tõesti soovin. Sest mina olen osa oma maailmast. Minu maailm on suurem osa minust. Mina olen see looja ja ma luban asjadel välja joosta või nagu läbi. Nagu ma luban asjadel jõuda sinna, mis mu eesmärk on. Ja tunneme seda armastust, mis meil on iseenda vastu, mis meil on oma lähedaste vastu. Mis meil on kogu universumi vastu. Ja mõistame ja nagu paneme tähele seda, et sel hetkel, kui me valime tunda armastust, ei ole me võimelised tundma hirmu. Ja hakkame seda armastuse tunnet avardama. Kuidas on avarduda armastusega, koos armastusega olles armastus. Mis tunne see on? Ja kui ma tean, et see, mida ma soovin, on seotud minu enese armastusega. Ma soovin endale head. Ma armastan ennast. Ma tahan, et mul oleks hästi. Ja mis siis, kui see loob ka kõike armastavat ja head meile ja meie ümber, kõikidele, kes on meie ümber, kõigele, mis on meie ümber. Ka ema maa saab sellest armastusest osa. Tema annab meile armastust ja ta saab meie armastust vastu. Tunne, kuidas kõik muutub, kõik läheb õitsele. Vaatle seda transformatsiooni. Kuidas meie sees kõik rakud hakkavad pakatama tervisest ja rõõmust ja armastust. Kuidas see armastus meie sees
muudab kõik järjest ilusamaks, säravamaks, puhtamaks, tervemaks. kõik muutub järjest lihtsamaks, kergemaks, voolavamaks. nii meie sees kui meie ümber. ja nüüd, millest meil on vaja lahti lasta? mis see on, millest me oleme ikka veel kinni hoidnud, mis tegelikult meid enam ei teeni? mis on nüüd valmis minema? kuidas on nüüd lubada sellel minna? olgu see siis mõni emotsioon, mõni inimene. võib-olla me oleme enda peal pahased. kuidas on nüüd lasta sellel minna? jah, see on olnud mingil momendil oluline. jah, see on olnud, kuidagimoodi on see meid teeninud. aga nüüd on see oma aja ära elanud. ja ma olen valmis sellest vabanema. tunneme seda tunnet, ma olen valmis sellest vabanema. tunneme, kuidas me avame enda südames need lukustatud uksed, kus me oleme seda kinni hoidnud. avame need väravad nii-öelda pärani lahti ja laseme tal minna. ja vaatleme teda minemas või neid energiaid. ja hingame ka täpselt niimoodi vabastavalt. hingame sisse kergust, uusi energiaid, uusi võimalusi. ja välja hingates laseme vabaks kõik selle, mis enam ei teeni, mis on valmis minema. laseme neil minna armastusega. armastusega. ja vaatleme seda küllust enda ümber. vaatleme neid imelisi võimalusi, neid lõputuid võimalusi, mis meid ümbritsevad. võib-olla me ei näe neid veel, võib-olla me isegi ei oska neid veel aimata. aga me teame, mis on küllus. me oleme seda kogenud. ja me kogeme seda iga kord, kui me jalutame looduses. või kui me oleme mere ääres. mis iganes kujul loodus, ja mitte ainult roheline loodus, vaid kogu olemasolev, kõik, mis on meie ümber, on oma normaalses olemises külluslik. kõik tahab olla kasvamises. kui puu annab puuvilju, annab vilju, siis selles ühes viljas on külluslikult seemneid, et alustada uusi puid. Samamoodi on meie sees ja meie ümber külluslikult uusi võimalusi, külluslikult energiaid, mis aitavad meil manifesteerida täpselt seda, mida me praegu soovime. näeme seda, tunneme seda, võtame seda vastu ja avardame seda. avardame seda külluse energiat. lubame külluse energial avardada, mis tunne see on. ja kui sa tunned, et sa oled liiga väike, et seda avardada, siis avarda iseennast. avarda ennast suuremaks
ja vaata, et sinul ei olegi piire. Avardame ennast edasi ja edasi enam lõputult ja lõputult edasi ja edasi. Avardume, avardume, avardume ja avardume koos selle küllusega. Kogu olemasoleva ja loova, juurde loova küllusega. Ja meie loome seda sellega, et me seda soovime. Sellega, et me seda tunneme. Sellega, et me selle peale mõtleme. Ja me loome endale külluslikult võimalusi manifesteerimas seda, mida me just täna praegu siin soovime manifesteerida, mida me manifesteerime. Näe, ja kukk kireb ka meie auks. Juhuu! Me oleme manifesteerimas. Võtame vastu. Tunneme, kuidas me võtame kogu selle energia vastu. Ja jõuame jälle järeldusele. Me oleme vastuvõtjad ja me oleme väljaandjad. Ma annan välja külluslikult ja võtan vastu külluslikult. Ma luban sellel, mida ma siin täna olen soovinud, manifesteeruda. Ma olen usalduses. Ma lasen minna sellel, mis enam ei teeni. Ma olen tänulik selle eest. Aitäh. Ma tean, et see manifesteerub parimal viisil, parimal ajal. Ja ma tean, et küllus on universumi seadus. Oleme veel mõned hetked selles avardunud olemises, usalduses, külluslikkus, väes, tänulikkuses, armastuses. Ja nüüd, kui sa oled valmis, siis ütleme suure aitäh Emale maa ja tõmbame tagasi oma juured maa südamest suure tänutundega. Ütleme aitäh kõikidele ennast ümbritsevatele kõrgematele jõududele, keda me siia kutsusime, kui sa kedagi siia kutsusid. Ütleme aitäh kogu universumile, kõigele, mis on, kogu meid toetavale energiale. Suur aitäh. Aitäh küllusele. Ja kui sa oled valmis, siis kogume kogu selle energia, mis me siin tundsime, enda käte vahel. Energia sambaks enda pea kohale. Ja välja hingates laseme selle endasse joonduda, salvestuda, ankurduda. Las see saada osaks meist, las meie saame selleks energiaks. Me oleme nüüd see energia. Ja kui vaja, võib teha mitu korda veel. Tunne, kuidas sa kogud kogu selle energia kokku meie pea kohale. Energiasambaks ja välja hingates lase selle endasse ankurduda, salvestuda. Joondume sellega täielikult. Aitäh.
aitäh. Ja ma näen, Anne, mul on piisavalt ressursse kõikide vajaduste jaoks. Just nii. Ja number 17 küsis veel Birgit. Millise koostisosa sa oma ellu lisaksid? Millise koostisosa sa oma ellu lisaksid? Aitäh, armas. Aitäh, et tulid, aitäh, et tegid. Aitäh, et manifesteerisid ja aitasid meil kõigil oma manifesteeringutega. Ja kui sa jõudsid nüüd, siis vaata otsast peale. Just lõpetame. Aitäh, 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 aitäh. Kohtume järgmisel korral.